Nojah, ma tõesti sündisin 31. aastal, juhtus nii, et sündisin teel. Sellepärast, et mu vanemad töötasid sellepärast seekord Eidaperes. Isa oli siis ettevõtja, võttis langi metsa ja võttis mehed peale ja tegid niimoodi puhastasid selle ära. Ja siis sügiseks jälle läks see seltskond laiali, võeti jälle uus lank ja uued inimesed või vanad inimesed ja niimoodi nad töötasid seekord niimoodi. Aga ema oli juba minu ootel ja pidi just koju sõitma, et ma kodus saaks sündida, aga sündisin seal tee ääres ühes väga-väga väikeses majas ja väga kehvas keskkonnas. Ja minu sünni vastuvõtja oli olnud hästi-hästi vana naine. Ja minu esimene mälestus üldse või esimene elamus siin maailmas, kui ma siia maailma tulin, oli see, et ma olin isa käte vahel, oli ilmselt õhtu ja isa laulis mulle. Ja tal oli väga meeldiv niisugune pehme hääl, madal hääl. Ja isa laulis ja näitas mulle midagi ülespoole, siis ma vaatasin sinna üles, kõik oli ümberringi tume, sinine, hästi tume. Tõenäoliselt ta näitas mulle tähti, aga ma ei tea, kas ma siis neid tähti seal leidsin või ei leidnud, aga igatahes mul oli väga mõnus olla. See oli mu esimene elamus. Ja hiljem oli ka nii, et isa tegeles seal minuga küllalt palju ja kui õde sündis, siis meie kahega küllalt käisime. Aga isa jäi kahjuks, sai tuberkuloosi, enam tööd teha ei saanud. Oli sanatooriumides, tihti oli haiglas. Ja siis kui kodus oli, siis ta jalutas meiega kas siis siin Liivametsas või käisime Kadriorus ükskord, ma mäletan Kadriorus. Minul oli seal igav, tema luges lehte, õde mängis ka seal ja mina panin konna tema kaabu ääre peale ringi jooksma. Isa tahtis emale kinkida sünnipäevaks niisugust kostüümi, mis oleks rätsepa kostüüm. Need olid vanasti küllalt kallid, need olid hästi rinda töödeldud ja tõesti ilusad. Ja ema mõtles, et ta tegelikult seda kostüümi nii väga ei vaja, aga ta tahaks osta maad. Ja ta ostis siit siis selle krundi, sellepärast tal õde just tõemees ostis siit ridamisi neid krunte ja tema siis ostis selle kõige viimase. Ja niimoodi nad hakkasidki, isa ei olnud selle, ise oli mõelnud veel ka, et ei tea, kas ta nüüd väga vihastab selle peale. Aga isa oli väga sellega nõus, sest tegelikult ta oli maamees olnud ju. Tegelikult oli nii, et minu vanaisa läks tsaari kutsel Venemaale. Ta läks, tsaar kutsus siis sel ajal, kui kutsus sakslasi ja eestlasi ka Venemaale. Selleks, et nad seal hakkaks maad harima ja et see maa harimine nagu saaks hea suuna. Ja minu vanaisa läks ka sellepärast, et minu vanaema oli nii kenakene olnud, et hakkas mõisnikule meeldima ja peale selle oli tal kopsud haiged. Ja osalt see oli põgenemine mõisniku eest ja osalt see, et võib-olla tervis paraneb ka, et kopsud lähevad tugevamaks seal. Aga kahjuks niimoodi see ei olnud ja vanaema suri siiski tuberkuloosi ja selle peale suri vanaisa ja siis vanavanemaal jäi 3 poissi seal kantseldada. Tähendab, siis nad olid juba nii noormehed, et kui külla tulid, oli juba revolutsioon ja külla tulid esimeseks punased, aga seal oli niimoodi, et vaheldumisi käisid nii valged kui punased. Aga sinna külla sattusid punased ja minu isa võeti siis sõduriks kohe. Ja tema esimene lahingu ülesanne oli maha lasta oma küla mehed, sellepärast, et need olid juba kõik kulakud. See oli suur rikas küla ja need olid kõik kulakud. Ja isa ütles, et seda ta ei tee. Keeldus, ta ei lasknud, mõisteti surma. Põgenes, saadi kätte, mõisteti uuesti surma muidugi,
aga sel ajal oli seal juba see verine kõhutõbi juba nii levinud, et kõik surid sellesse, nii arstid kui põetajad, haiged, kõik läksid järjest. Ja siis pandi ta sinna hoopis põetajaks, et noh, et milleks kuuli raisata. Aga juhtus nii, et ta sai siiski terveks. Põgenes uuesti, võttis oma 2 nooremat venda ja põgenesid Tallinna või Eestisse ja Tallinna. Nojah, ema jäi ka, nad jäid niimoodi, et nad jäid vaeseks lasteks, aga vanaemal oli ju 4 last. Oli 3 tütart ja poeg ja vanaisa suri küllaltki, noh, suri nii, et need lapsed olid küll kõik küllaltki noored või väikesed veel alles. Ja sellepärast siis nad oli nii, aga kuna vanaisa oli riigitöötaja, tähendab, ta oli, noh, praegu öeldakse politseinik, eks ole, aga ta oli, no siis ta oli urjadnik vist, sest siis oli ju see korravalvur või? Jah, oli niimoodi, aga riigitöötaja ikka ja siis, aga nende riigitöötajatel oli siis nende lastel, kes olid jäänud orbudeks. Nendel oli siis seal Tallinna Toomvaestekool, kus õppis minu ema. Ja vanasti neid huvitas, küllalt palju huvitas see Toompea ümbrus ja Snelli tiik ja tema rääkis seda, et oleks õudselt tahtnud, et sealt Snelli tiigi äärest läheb sisse üks käik ja nad olid sealt küllalt kaugele läinud, aga siis ei julgenud enam minna, et nad kui variseb sisse enam välja ei saa. Koolis oli nii, et nad tohtisid õppida ainult, rääkida ainult vene või saksa keelt. Nii et mitte ühtegi sõna eesti keelt. Ja kui oli keegi midagi ütles, pandi toa keskele seisma ja ma ei tea, mis seal silt peal oli selja peal või hoidsid midagi käes. Noh, nii et nad ei tohtinud üldse rääkida. Ja tänu sellele ema õppis, noh, rääkis vabalt nii saksa kui vene keelt. Ja noh, nii et ja õpiti muidu käsitööd ja igasugust tütarlapsele vajalikke asju. Aga see oli küll väga hea, et tal oli need keeled olid suus, sellepärast et hiljem, no siis varsti tuli sõda ju, maja ehitamine jäi niimoodi nagu ta jäi, väga palju jäi pooleli. Ja siis tuli sõda, isa suri enne juba sõja algul kohe. Ja siis oli niimoodi, et noh, et aga emal ei olnud tööd ju midagi, sellepärast et kui alguses venelased sisse tulid, siis kuna ta pidas, siin oli tal väike kiosk, ta linnas, alguses oli linnas üks pisike pood olnud, aga nad ei saanud seda nagu edasi pidada, sellepärast et siin oli küllalt palju, noh, vargusi, varastati isegi liiva ja kõik varastati, mis see üks põnev puu meil aiast varastati ära, oli hiiglavana ja niisugune suur mänd olnud, see varastati ära ja tegelikult siin muud ei olnudki võtta, sellepärast siin oligi ainult liiv. Sel aastal joonistada nüüd eriti ei saanudki, sellepärast et meil polnud paberit, siis tuli juba sõda, siis ei olnud mitte midagi. See oli täitsa viletsus ja vaesus ja siis oli nii, et noh, et ma ise mõtlen, et näiteks kui ma oleks tahtnud joonistada või tahtsingi midagi teha, siis mamma ütles, et kuule, kust see paber sulle võetakse? Kust see paber sulle võetakse? Näed, ajaleht on, tee neid serva täis, kui tahad, joonista serva peale, kui tahad. Aga lihtsalt ei olnud mitte midagi enam. Ja me olime kasvueas, 2 tüdrukut kasvueas. Me vajasime ikka, noh, riideid ja igasugused asju, kõike, mis oli vaja. Ja sealjuures, no, mitte kuskil võtta ei olnud, ta oli üksi ja alguses oli veel nii, kui see Vene valitsus tuli sisse, siis oli nii, kuna ta oli olnud ettevõtja, seda isegi see väike kiosk, seda loeti ettevõtteks, siis tänu sellele ta ei saanud tööd, sellepärast et see oli niisugune, noh, vastikud inimesed, need olid töötanud oma iseseisvalt. Ja õnneks oli niimoodi, et siis oli meil väga hea naaber, kes
kes andis talle ühe dokumendi, et ta on olnud minu juures teenija. Tegelikult tema ei olnud seal iialgi teenija, see oli lihtsalt heast südamest. Ta andis niisuguse dokumendi ja ilmselt hävitas selle varsti ära, sellepärast, et ta ise töötas niisuguse koha peal, et no ta ei saanud seda endale lubada, et tal oleks olnud teenija. Ilmselt ma arvan, see oli nii. Et tänu sellele ta sai siiski, jah, ta sai tööd, aga noh, see oli majapidaja või noh, nagu tänavakoristaja ja kütja ja niisugune töö oli see kõik. Meil oli vanaema veel, mul oli väga tore vanaema. Vanaema ikka hoidis meid ja mina olin veel vanaema lemmiklaps. Ja vanaema oli väga usklik ja siis me palju rääkis meile õhtuti niimoodi, noh, kui niimoodi küttis ahju ja ahju ees istusime ja ta rääkis meile piiblilugusid muidugi, sellepärast, et kuna ta oli usklik, siis ta rääkis tähendussõnu. Ja no need olid väga huvitavad muidugi. Ma ise mõtlen, et hiljem oli see mulle kasuks. Sellepärast need klassikalised vene need maalid näiteks ja noh, ma teadsin nende taustal seda usutausta, mille järgi need olid maalitud. Et see oli kunstiajaloos oli see väga huvitav. No ja üldse ju, eks ole, kunstis igal pool olid keskajal ja kõik need olid piitlitaustalised, need suuremad maalid. Et see oli jah täitsa põnev. Ei, no ta oli üldse tore ja me rääkisime igasugustest asjadest. Et kas elu on pärast surma ja kas ta ikka on ja vanaema oli ka niimoodi, ütles, et noh, et räägitakse küll, et läheme taevasse, aga seda ei tea keegi. Et seda ei tea, mismoodi peale surma. Ja me leppisime kokku, et kumb enne sureb, see ütleb teisele ka, kuidas seal on. Aga ta ütles, et vaevalt, et ma seda saan sulle öelda, aga kui ma vähegi saan, siis ma ütlen. Aga siiani ta ei ole öelnud. Ja selle peale ja tore oli veel see, aga ta oli väga otsekohene ja aus ja siis ta ütles mulle, ma käisin patsidega, aga mul väga nirakad juuksed ja siis, kui ma emaga rääkisime, et kui ma saan juba, see oli vist 7. klassi, siis lõikan patsid maha, sest keegi teine ei käinud. Ja lõikasin patsid maha ja tegin lokid kohe, vist olid need elektrilokid keemilised, mis nad olid. Ja kui vanaema nägi, vanaema oli nii pahane, ütles, et sina oled ju nii nõrk laps. Kuidas sa Jumala juurde niimoodi lähed rikutud peaga? Sa ei ela nii kaua, vaata, missugune nõrk sa oled. Aga hiljem jah, emal oli väga palju kasu sellest keelteoskusest. Sellepärast, et siis tulid sakslased, siis ta oskas saksa keel. Sest noh, see rinne ju vahetus jälle, et vahepeal tulid venelased, vahepeal sakslased. Ja siis ta sai töö Saksa lattu, päris sinna sadama lattu. Ja seal oli nii, et noh, et seal oli eestlasi oli ka, seal ei olnud ainult sakslased, Saksa sõjaväge oli ju küll, aga seal olid eestlasi oli ka ja siis ta oli niimoodi, et noh, et ta oli väga hea tõlk, sest ta oli nende Saksa, noh, kes olid seal valitsejad ja venelaste vahel, kes olid seal sõjavangid töötasid seal, tõstsid neid kaste. Ja siis oli niimoodi, et noh, et see lao juhataja tahtis, et mamma läheks talle sinna kontorisse tööle hoopis. Ja mamma ütles, et ma nii loll ma ei ole, et ma toidulaost ära lähen kontorisse. Ütlesin, et ma ei oska saksa keelt kirjutada, ma kirjakeelt ei oska. Aga siis tegelikult see sakslane teadis väga hästi, et sealt varastatakse kogu aeg. Ja sellepärast, et poes ei olnud meil mitte midagi müüa. Ja mamma varastas täpselt samamoodi. Aga siis, kui oli muidugi oht, et tuleb kontroll ja muidugi varastada ei tohtinud, ma ei tea, mis võis seal siis olla.
no see, võib-olla see ei olnud ainuke asi, et sind vallandatakse, see oleks olnud väga lihtne, aga see oli kindlasti mingi karistus, kas see oli siis vanglakaristus, ma ei kujuta ette, milline see võis olla. Aga see ülemus teadis nagunii, ta teadis olukorda, mis on linnas ja teadis, et eestlane, kes laob seal, kaalub võid ja liha ja muned ja kaalub, panevad kästidesse ja see kõik läheb Saksamaale ja meil endal süüa ei ole. See on selge, et inimene võtab sealt nii palju, kui annab ja kuidas annab. Ja iga kord, kui tuli oodata, et et nüüd tuleb kontroll, siis see ülemus kutsus ema enda juurde ja ütles, et ma tean, et ega teie ei värasta, aga öelge nendel tüdrukutele, et nad ei paneks midagi, ei peidaks ära, et täna tuleb kontroll. Ta oli tegelikult vanem mees, tal oli 2 tütart, no meie olime neid nooremad, aga tal oli natuke vanemad tütred Berliinis. Ja tal oli seal see hotell ja ta oli kurtnud, ta oli emaga rääkis nagunii, nad üht-teist rääkisid ju ja siis ta oli rääkinud, et jah, et Berliini jälle pommitati ja kui palju seal purustati ja et ta muretses pidevalt oma laste pärast ja naise pärast ja aga seal oli jah väga kasulik, emal oli väga kasulik, et ta ikka oskas neid keeli. Siis läksin keskkoolis lõpetasin 4. keskkooli ja seal 4. keskkoolis see oli huvitav, ega ma ei teadnud üldse, mis eriala ma tahtsin, seda muusikat ma tahtsin, sellega kukkusin läbi, sest ma käisin, siis ma olin vist 14-aastane või midagi nii algkoolis, algkooli lõpuklassis olin, kui ma seal muusikakoolis käisin, aga siin laste muusikakooli siis ei olnud, oli ainult konservatoorium. Ja see oli peale sõda, kõik oli loomisel veel alles. Ja siis juhus oli nii, et instituudist tulid paar noormeest, kes ma ei tea, kes need olid. No ilmselt nad õppisid siis või nad olid juba õppejõud, seda ma ei tea. Ja tulid meile kooli ja agiteerisid, et me läheks instituuti kursustele lihtsalt. Ja siis mitmekesi otsustasime, et lähme proovime ja üks päev ja siis käisime alguses, ühe päev oli lõpuklassis, 11. klassis, siis käisime koolis ka seal lihtsalt proovimas, joonistamas. Ja pärast oligi tunne, et siis võiks minna sinna ja proovida, et kas järsku saab sisse, saab midagi hakata õppima edasi. Aga mind huvitas skulptuur oli tore ja üldiselt oli huvitav. Kui maja tutvustati seda metalliateljeed, siis sel ajal alguses ta oli veel niisugune, et see oli väga kole. See oli väga must, väga kole. Räpane siis? Jah, just, see oli tahmane, seal oli ees, see oli üks suur puukänd oli seal ees ja see oli täitsa kole. Ja ma mõtlesin, et huvitav ja nüüd ma pean tulema siia õppima, et see on kole küll, aga et eks siis näeb, mis edasi saab. Siis õnneks oli nii, et kateedri juhataja vahetus ja Hansen tuli kateedri juhatajaks, nii et kui meie läksime esimene kursus sinna metalliateljee, selle metalli, mis ta siis on, kateedrisse, siis oli nii, et see oli tipp-topp puhas, see lausa läikis. Suured aknad, ilus, kõik puhast, see jootmise koht, mis oli, see jootmiskoht oli tehtud üks väike laud, selle all oli niisugune katus, mis tõmbas ära kõik selle õhu puhastas. Need lauad olid nii toredalt pandud, seina ääres oli kapp, kust võis igal ajal võtta puhast paberit ja tööriistu. Aga skulptuur jäi teisi majja, skulptuur oli teises majas. Aga ma mõtlen, miks sa skulptuuri ei valinud? Aga ma ei osanud seda valida. Ma ei osanud valida ja taevale tänu, et ei valinud, sellepärast, et
sellega ei oleks saanud pärast midagi teha, aga selle metalliga ma kogu aeg tegin haltuurat ja sain raha. Ma sain elada sellega. Aga muidu ma ei oleks saanud elada vist. Ma ei tea selle skulptuuriga, mida nad tegid seal, sellepärast et meie tegime oma õpitud kava, aga skulptuuris ei saa ju haltuurat teha. Kõige enne oli niimoodi, et saagisime mingid võred olid, aga see oli esimene jah, aga see oli nii, et seda ei teinud enda selle joonise järgi, aga siis enda joonise järgi siis tegime juba filigraani. Aga siis oli filigraan, oli väga moes. Kas siis olid ette antud kavandid või pidite? Tegime ise juba kavandi. Aga Kurrel oskas seda nii teha, et et aega mööda läksime nagu jälle keerulisemaks ja näitas need tehnikat ja see oli niimoodi, et hommikul oli kell 8 algas ju tööpäev ja hommikul koolipäev. Kell 8, 2 tundi oli joonistamist, siis oli eriala või oli siis pärast seda oli skulptuur või loengud ja nii, et ja peale seda tuli haltuura. Ja seda me tegime seal ikka väga paljud, me tegime kõik. Salme Raunam oli üks kindel tegija alati, siis oli Elken üks kindel tegija, siis oli Aino Kirme, Linnuke, Ellen Tamm. Nii et me olime kogu aeg. Juta Paas oli vahel ka, aga mitte väga tihti. Juta Paas läks pärast Leningradi tööle ja abiellus venelasega. No koju ikka läksime viimase bussiga. Aga võisite olla nii kaua, kui tahtsite? Ei tohtinud. Ei tohtinud? Ei tohtinud, sellepärast tegelikult haltuurat ei tohtinud üldse teha ju. Ja aga selle peale Hansen ütles, et aga kui nad ei õpi seda, kui nad haltuurat ka ei saa teha, kust nad materjali õpivad, nad ei saa ju materjalist nii palju nende koolitundidega ei õpi ju materjali selgeks. Seda materjali õppimise võimalust on liiga vähe. Ja Hansen pigistas silmad kinni ja meister, kui pärast pandi nii, et kooli uks pandi kinni, uks oli välisuksel lukus, siis meister lasi mind keldriaknast välja. Ikka hõbedast, nii palju me seda hõbedat saime ja nii palju ise seal seda filigraani kerisime ja et ikka sai hõbedast tehtud. Nojah, ega me seal väga palju ei teinudki, Maili sai vähe teha. Ja kui ma näiteks tegin diplomitööle seda tina ja Maili, siis selle Maili sulatas mulle Kurrel, sellepärast ta ütles, see on nii mürgine, et te olete nii noor laps, et selle ma teen ise. Aga muidugi pärast ma selle Mailiga muidugi töötasin, aga selle põhja tegi tema. Ja, aga hiljem jah, siis oli graveerimine oli täitsa huvitav ja ega need olid graveerijast meil oli, Tael oli meil õpetaja, väga hea käega ja väga tuntud graveerija oli. Ta töötas Tallinna rahapajas ja ta, nii et ta oli väga tugev graveerimise õpetaja. Ei, seal olid kõik väga toredad, meistrid olid kihvtid. Jah, ega ma nii täpselt ei mäleta, aga see oli ka nii, et me tegime ikka seda filigraani päris mitu kursust ja siis graveerisime vist graveerisime ka. Maili tegime, eriti kuna ma tahtsin seda enne lõputööd, kuna ma kavatsin selle Mailiga teha vist. Proovisime niimoodi kõiki neid asju läbi, aga ega näiteks Mailid mul eriti ei istunud, mulle nad eriti ei meeldinud. Ja ma kujutasin ette üldse, et kui Maili teha, et siis on hea, kui neid saab segada ja rohkem lihvida ja siis on ilus. Aga need ei olnud, meil seal seda niisugust võimalust ei olnud. Ja siis, kui lihtsalt paned Maili peale, sulab ära küll, aga ta ei jää niisugune ilus pinn, nagu on lihvitud Mailil. Et see on natukene, et sellest ei väheks.
no kavandid oli nii, et need võeti vastu, tuli komisjon ja vaatas üle ja Luhtain oli graafikakaptaini juhataja, tema oli õudselt täpne inimene, sel ajal oli niimoodi, et oli just võideldi alkoholismi vastu ja mina tahtsin teha likööriserviisi, et no see oli absoluutselt temale vastuvõetamatu. Ja, aga Hansen vaatas, et noh, sellest tuleb üks niisugune väike asi, väike vorm ja natukene teistmoodi, kui senini on tehtud ja tema ta ikkagi lükkas selle läbi. Ja sellepärast hakkasime tegema, aga noh, seal oli ju niimoodi, et see oli nagu kahest lapikvorm ja see oli 2 poolest kokku tehtud, vahevorm ühendas neid. Ja siis oli nii, et selle vormi ikka meister trugis välja. Vormmeister ja jõudsis kokku ka. Oli meister, kes meil üldse tegi ja tema tegi niisugused asjad. 2 meistrit olid. Sest ega ma ise ei oleks seda kokku ka jõudnud. See oli ikka nii keeruline, et see ei oleks mul mingil juhul välja tulnud. Jah, et mina graveerisin selle osa, mis graveerida oli ja tegin Niello selle osa ja siis, kui see kõige viimane graveeriming oli, siis selle peale ütles Kadael nii, et kuulge, nüüd kõik on hästi õnnestunud, vot seda ma teie kätte ei anna, selle ma graveerimise. Aga üldiselt selle diplomitööga läks hästi, sellepärast, et meil oli Moskvast oli esindaja, Teineka. Ja ta oli tarbekunstnik, aga ta oli maalija ka. Ja siis, kui oli muide see kaitsmine, see oli väga tore selles mõttes, et Kurrel oli täitsa oma sõidu ees. Talle see asi istus ja see sobis talle hästi ja talle kõik meeldis. Ja mina olin nii, et ma olin umbes juba ära surnud, sellepärast, et ma nii õudselt kartsin ja ma ei tahtnud üldse seal olla. Aga no ma pidin minema, ma pidin kaitsma oma tööd. Aga Kurrel tuli sisse ja õnneks siis oli just niimoodi, et ta oli õhtu, päike paistis just sealt aknast, päike paistis tema peale, aga tema tuli selle kandikuga ja kandikus olid niimoodi, et need klaasid, need olid kullatud seest. Ja siis kõik see asi, kõik säras, see hõbe säras ja klaasid olid kullatud ja Kurrel oli ise nii toredalt, ta oli tumedas kleidis, ta oli punakas blond või punaste juustega ja rohekate silmadega, teate, et ta säras. Ta säras, talle nii meeldis, ta naeratas, ta oli nii kena, kui ta selle sinna tõi. See oli küll igavesti kihvt. Ja siis, kui see seal, need otsustajad seal otsustasid, mis nad otsustasid, et üldiselt, et kõlbab küll. Ja Luhtain ütles jälle, et aga mina ütlen, et niisugune asi ei kõlba, sest see on ikka alkoholi vastane, et me peame kõik alkoholi vastu võitlema. Ja et minu arust see ei kõlba, et see pole mingi töö, selles mõttes täitsa vale töö. Ja selle peale siis see Teineka tõusis püsti, võttis sealt ühe klaasi ja ütles, et kui te ütlete, et sellega saab inimene alkoholikuks, siis te ei tea sellest asjast üldse mitte midagi. Minu arust töö on õnnestunud ja see asi on väga ilus. Tegelikult oli nii, et mul hinded olid niimoodi kõik, et mul vist 4 oli, ega mul rohkem ei olnud. Ma tean, joonistamine kahjuks oli 4. Aga teised enamus olid ikka 5 korralikult, nii et aga ega ma seda kiitust küll ei oodanud. Seepärast, et minu arust mu kaaslannadest oli Tiiu Tamman oli palju tugevam kui mina. Aga talle ebaõnnestus see diplomitöö. Sellepärast, et ta tahtis teha emailidega niisugust tualettlauakomplekti emailidega. Temale see istus ja ta oleks seal kindlasti ilusti teinud, aga see võeti jälle maha juba poole pealt, sellepärast, et tualettlauakomplekt, kuhu, mille jaoks. Ja ta ei saanudki seda teha, see võeti poole töö pealt maha ja lihtsalt teema ei sobinud või? Teema ei sobinud, jah. Ta ütles küll, et ta teeb
noh karjakule, et lüpsjale, ta teeb lüpsjale, ta teeb lillelise ja et ta võib ju teha, eks ole. Aga öeldi, et ei, vot jälle, ma ei tea, kas see oli jälle see Luhteina mõte või kelle ema see oli, aga igatahes see jäi ära. Tavaliselt tehti karikas. Enamus kõik olid karikad. Kõik olid mingiks aastapäevaks mingid karikad. Aga ehetest jälle keegi ei olnud ka ehteid diplomitööks teinud senini. Seda nõuti mingisugust suuremat asja ikka. Ehteid sai hiljem teha. Leida hiljem tegi ehted. No mina sain see oli juhus, et mul see niimoodi läbi läks. Noh see, et Hansen nagu lükkas selle ette. Ja meie kolmas oli Korsjukova. Tema tegi malendid. See on niimoodi niisugune asi, mis on alati olnud, eks ole. Ja seda on kõik niisugused asjalikud inimesed ja mehed oskavad malet mängida, nii et male võis siis olla. Aga temaga mingisugust niisugust pahandust ei olnud selles mõttes, aga meil Tiiuga oli küll nii, et Tiiu võeti ikka ära ja kui tal pool aastat jäi juba puudu, siis poole aastaga midagi kiiresti teha, ma ei mäletagi, mis karikud tegi siis. Et siis sellest jäi väheks võrreldes teistega. No siis oligi nii, et ei olnud enam, pidin minema suunati Leningradi, aga Leningradis oli, aga ema oli haige. Õde oli minust noorem, õde käis keskkoolisel ja siis muidugi ja teine asi on see ka, et ega ükski pedagoog ei taha, et tema õpilane läheb oma riigist välja. Ja sellepärast siis nad rääkisid niimoodi, et ma sain ju sinna arsti tööle. Hobuse peasse? Hobuse peasse, jah. Aga muud kohta ei olnud, kui ainult teraseklaveerija koht. Mis aasta siis oli? See 56. Ja hakkasin terast klaveerima, sest ega muud ei olnud teha. Ja kõige lõbusam oli see, no ma ise kartsin. Ma muidugi kartsin, kas ma oskan nii täpselt teha. Ma tean, see töö on väga täpne. Et ma ei ole üldse täpne. Kas mul tuleb see asi välja? Esiteks see. Ja kuidas siis on, et mis sest asjast saab, kas ma saan seal niimoodi tööd teha. Aga tulemus oli see. Esimeseks juba, ma mõtlesin seda ka, et kas ma teen selle nii palju tööd, et ma siis mingit palka saan selle eest. Esimeseks kohe nad mõtlesid, see juhtkond oli nii väga kena. Aga muide juhtkonnas oli ka peakunstnik oli Helge Pihelga. Ja Helge oli ju lõpetas koos, ma ei mäleta, kas Raunamiga vist lõpetas, aga Helge õhtuti alt tuurat küll ei teinud. Ja, aga Helge oli üks ja siis oli niimoodi, et mul oli pandud umbkaine, keskmine hinne, mis oli olnud teraseklaveerijatel. Ja see oli nii tohutu, mulle tundus, ma ei tea praegu, kui ma vaatan neid arve, see nii suur ei olnud, aga see oli nii, et mul tundus, et see oli 1000 eurot. Või 1000 rubla. Aga ilmselt nende keskmine palk ei olnud nii suur või see oli 100 rubla või midagi nii. Aga stipp oli ju 35 rubla või. Igatahes see oli niimoodi, et küllalt suur. Minu jaoks see oli väga suur. Ja siis tuli välja, et kui ma selle esimese töö olin ära teinud, et kui ma oleks selle normi järgi teinud, normtundide järgi, siis ma oleks rohkem raha saanud. Ja selle peale nad hakkasid mulle vandma nii nagu kõikidele, et määrati jälle normtunnid ära ja siis tegid ära ja siis said selle raha. Aga nii, et ma tegin neile isegi kasulikult selle. Ja see oli vist mingi väike reljeef või midagi, ma ei mäleta täpselt, mis see oli. Aga kuidas siis on teras graveerida? Ja tegelikult ei ole ta midagi võimatut. Ma olin natuke rumal. Ma vaatasin hiljem, kui hakkasid tegema, mehed hakkasid tegema. Sa tegid niimoodi, et nad panid villased kindad kätte alguses, sellepärast, et teras on õudselt külm. Kui see terase tükk sulle kätte antakse, ta on ikka väga külm.
enne kui ta natuke käte vahel soojeneb, no siis on juba mõnusam teha, aga muidugi ma olin nii rumal ja loll ja ma hakkasin kohe tegema, võtsin selle kätte ja hakkasin lõikama. Aga ma oleks pidanud ta panema, keegi ei oleks pahandanud, kui ma oleks pannud ta kuskile radiaatori juurde sooja. Keegi ei oleks kindlasti midagi öelnud, aga noh, ma mõtlesin, et no, ma olen alles tulnud ja niisugune totusin ja hakkan oma seadusi tegema, et see kõlba ja muudkui võtsin kätte ja tegin. Ja noh, käed ikka said kannatada sellega. No reumaatiliselt nagunii ja noh, et ega see kätele hästi ei mõjunud. Aga muide terast, võt selle kohta öeldakse, et lõikad terast. Tegelikult teras on ju raud. Ja kui ta on karastamata, siis on ta nii nagu lõikaks rauda. Muidugi, ta ei ole nii kerge lõigata nagu vask. Eriti on ju punane vask ja hõbe ja need on pehmed, neid on kerge lõigata. Aga näiteks kollast vaske on juba raskem lõigata. Ja raud muidugi ta on natuke on ikka tugevam ja väga. Kas oli tore töö? Oli tore seltskond sinu ümber? Jah, tegelikult oli ja pärast alguses ma istusin seal kuskil tee ääres niimoodi, siis noh, ei olnud väga mõnus, aga tegelikult selles mõttes oli jälle tore, et noh, et seal vanemad mehed töötasid natukene eemal seal kullassepad ja need käisid ka vaatamas ka juttu ajamas ja seal oli üks väga tore aednik, see tõi mul vahel lilli. Astrid sügisel tõi, seepärast et tal oli aias Astrid ja nad olid toredad mehed, õpetasid natukene, kuidas tihlit eritada parem on ja igasugust asju, nii et väga kihvt oli. Ja siis ma sain üles täitsa graveerijate juurde, graveerijate tuppa. No ja seal oli ka, seal oli täitsa tore, seal oli oma seltskond. Ja noh, kuidagi väga meeldivad, inimesed olid väga meeldivad ja suhtusid, meil tekkis väga hea side. Ja graveerijatega vahel oli küll, ma ei tea, kas ma niisugust asja üldse tohin rääkida, aga noh, see on ammu möödas. Aga neil olid ju oma normid ja nad hoidsid normidest väga kinni, sellepärast, et kui normi ületad, siis pannakse sul nii palju juurde, et pärast ei jõua ära teha. Ja siis nad hoidsid nii, et nad norme ei ületanud, nad teadsid täpselt, kui palju teha umbes ja siis vahepeal mängisid kaarte. Aga kuidas sulle tundus, sa tulid alt terasruumist, noh, siis said mingi pehme metalli kätte ja panid silmad kinni selle joone sinna paika või? Ei, pehmemat metalli pärast üldse ei lõika enam. Selle ei lõika ja terase graveerija enam ei lõika, sest ta on harjunud tugevalt graveerima ja seda ütlevad kõik, et noh, et kes on terast teinud, sellest graveerijat ei saa enam, niisugust läiklõiget ei tee enam. Sellepärast läiklõige tehakse hästi kergelt, sujuvalt, kergelt, pinnapealselt. Aga terast hakatakse kohe tugevamalt, nii et siis on käsi juba täitsa rikutud, enam teist lõiget ei tee. Ei, aga oma kavanditega seal ei olnudki, sest me tegime kunstinõukogusse. Me tegime kunstinõukogusse kas kavandi või valmis asja. Ja tavaliselt me tegime valmis asja kui ehte, siis valmis asja. Kui märgi, siis kavandi. Oli Helge Pihelga, kui esimese märgi tegin, siis ma tegin esimese selle märgi Tallinna märgi ja siis Helge oli küll niimoodi, Helge ütles, et tead seda, noh, kui ma talle näitasin, et ma mine sellega kunstinõukogusse. Helge ütles, et tead, tee natuke teistmoodi, ära nii tee. No tegin kavandi ümber, see läks läbi. Ja et noh, et see oli nii, et kunstiline juht käis seal meie kavanditega kunstinõukogus. Aga pärast oli nii, et tegime valmis ehte ja see läks kunstiline juht läks sellega kunstinõukogusse. Kunstinõukogu kas kinnitas või ütles, et ei saa. Ja muide selle kunstinõukoguga oli ka nii väga tore, sellepärast, et kui hakkas Juta Vahtramäe tegema ja siis alguses tulid meil ja tema hakkas kulda tegema kahe, siis tuli kuld ka juba sisse, aga kulda meil kaua aega siis sees ei olnud.
aga siis oli lubati kulda ka teha ja siis oli Jutaga nii tore, et ja ma ei mäleta, mis kivid need tulid, rohelised kivid, väga hinnatud kivid meile tulid sisse, minusugune seda hõbedaga ei tohtinud üldse teha, seda sai ainult kullaga teha. Mingid smaragdid või? Jah, smaragdid tulid ja tema tegi ehteid kuldehteid smaragdiga ja ka seal oli niisugune komme, et kui ise läksid, siis ta vist ise oli ka veel kunstiline juht, igatahes kuidagi niimoodi on, et noh, et kui enda asjad või siis läksid toast välja, et noh, et ma ei kuule, mis öeldakse. Aga ma ei tea, kuidas see siis oli, ta enam kunstiline juht nagu ei olnud, aga igatahes kunstinõukogu oli selle kohta öelnud, et no kuulge, milleks nüüd niisuguseid asju teha. Kulde panna mingi pudeliid. See on ju absurd, seda küll ei tohiks läbi lasta ja siis, kui nad said teada, et nad Juta tegi ja smaragdid, no siis nad olid küll vist väga lollide nägudega, sellepärast, et kive nad ei tundnud, aga Jutat nad tundsid. Ja seal oli küll niimoodi, et meil olid ju palju meistrid, Kullaseppi oli, kes tegid üldiselt kavandite järgi, no meil need inimesed tegid küll, näiteks Eda või Kingo tegi ju niimoodi, et ta tegi kavandid ka just sellele toodangule, sest toodangule me pidime kõik võisime teha kavandit, aga mind ei huvitanud see. Ma ei ole selles mõttes toodangu kavandut, ma ei ole teinud. No meie tegime jah niimoodi, et me tegime seda autoriteatri nii palju kui 10 tükki võis teha, nii palju kui viitsisid seda kavandit teha. Vahel ei viitsinud teha, oli igav teha, tegid mõne muu kavandi ja tegid jälle uuesti või noh, uut asja. Graveerijatel oli väga tore, graveerijate ka oli väga tore, nende seas oli Hiiglama Kiht. Linda Tomeda oli meil see kõige toredam, noh, kes oli selle toa valitsejanna ikka, mul on tunne, sellepärast, et oli siis, nemad olid 2, Linda ja Ruts, Rudolf Nööp olid 2 niisugust väga head graveerijat. Ja teised olid, noh, nõrgemad või ei olnud, nad olid vana hea kooli ka veel. Aga siis Linda sõna jäi alati peale. Ja Nööp oli sõjaväest tulnud ja armastas tihti viina võtta ka. Ja siis oligi niimoodi, et kui oli juba Nööp tuli purjus ja oli natukene siis, või kui Linda kuulis maja pealt, et Nööp on juba natukene viina võtnud, siis tuli üles ja ütles, et teate, oi nad teevad täna välja. Et viinaga sai koos tööd teha, et keegi pahaks ei pannud? Tead, seal ei olnud midagi teha, sellepärast, et nad jõidega töö oli tarvis teha ja käega nad olid ja tööd nad tegid. Ja töö oli alati tehtud, ega sellepärast töö tegemata ei jäänud. Aga vahel oli küll, et käi sellene ringi ja rublane ring, või palju see oli, et sai pooliku teha ja oli kõik. Et sa siis põhimõtteliselt kuni taasiseseisvumiseni tegidki oma kavandeid? Jaa. Millal sa selle kassisaba ära õppisid? Tead, kassisaba jäi sellest, et ma kunagi tegin Kurrelile oli üks tellija. See oli väga kena naine üle Tallinna esimene leedi, sest ta oli selle Tallinna garnisoni ülema naine. Ta oli tõesti väga kihvt naine, jah. Ta käis ainult Karakulis ja ta oli väga peen. Ta oli ilus ka, väga ilus naine. Ja ta oli Kurreli käest tellinud endal käevõru ja just niisuguse kassisabaga ja selle suure niisuguse lukuga. Ja Kurrel ütles, et et teate, et teie olete suuteline selle tegema, aga ma ei julge võtta seda, ma ei taha seda võtta endale, sest ta on juut ja juudid ei maksa kunagi ära, aga lapsele ja te olete õpilane, teile ta maksab ikka ära. Hakkasin tegema ja siis tegin ära 7 ketiga selle käevõru ja Kurrel ise
meister aitas mulle veel, ta tegi mulle need metallrõngad, et ma saaks kiiremini joota ja paremini joota. See oli kooli ajal juba See oli kooli ajal, jah. Ja oligi, sain valmis, läksin ära viima ja daam ütles, et teate, mul täna ei ole raha, tulge, ma ei tea, mõni päev hiljem. Aga tema tütar õppis skulptuuris ja linnuke läks ja selle tütre käest kohe küsimas, et kuule, su ema tellib ehteid ja endal raha ei ole, kuidas see niimoodi saab olla? Ja see tütar tuli kohe minu juurde, ütles, et tulge homme, ema maksab ära. Ja ma sain kohe selle raha kätte. Kui tihti sa näitustel osa võtsid? Igal aastal. Igal aastal? Igal aastal. Oli üldine tarbekunsti näitus ja igal aastal me tegime. Üks aasta mul jäi vahele. Aga sul pidi oma materjal selleks olema või? Jah. Tead, õpedat müüd ikka. Õpedat müüd ikka, ega see ei ole niisugune, et ma üldse ei ole. Ikka oli. Seda ikka kuskilt sai ja ikka sai sulatatud ja jälle tehtud. Ja. Kas need on kõik olnud nagu näituse tööd või mis tööd need sul on, mis sul praegu näitusel väljas on? Noh, seal on ka, ma tegin ühe linnu kunagi, mis mulle endale meeldis, aga kunstinõukogu sai läinud läbi. Ja siis ma hakkasin tegema kurekesi. Noh, need, mis mul praegu on väljas. Selle tööga oli sul lugu ja siis sellega oli sul ka lugu? No see oligi see vihm. Mis lugu sul vihmaga oli? Ma käisin mööda Jenisseid sõitmas põhja. Mööda Jenisseid Venemaal. Ja noh, see oli niimoodi, et see loodus on niisugune väga võimas ja see on väga huvitav, muide sõit oli üldse väga tore. Ja see loodus on niivõrd huvitav ja niimoodi kummaline, no selles mõttes, et ta on väga mõjuv. No niisugune võimas ja see jõgi oli võimas, mõnes kohas väga huvitav. Tead, kui ta sõitis laev, noh see oli väikene reisilaev või lõbusõitu, noh tehtud jah niimoodi sõitud, eks, väike reisilaev, ta pidi ühes kohas, ta sõitis niimoodi läbi, et ümber kividest pidi sealt läbi laveerima. No see oli küllalt sügav ilmselt, muidu laev ei oleks sealt läbi pääsenud. Aga siis oli nii, et kivide ümber oli vesi, oli nii, et seal oli nagu selleks kogu aeg oleks olnud mingi niisugune, no ma ei oska öelda, vahutas sealt ümber kogu aeg, need väikeste kivide ümber, see vesi vahutas ja laev aega mööda sõitis sealt läbi. See oli väga huvitav. Ma käisin lihtsalt turistina käisin Kaug-Idas ka. Ja seal oli muide teine elamus mul, sellepärast, et algkoolis kunagi meile üks õpetaja rääkis, et vaat, kui te kunagi reisida saate ja lähete Itaaliasse või kuskile Lõunamere maadesse, et seal on, vaat bioloogia õpetaja rääkis, et seal on niimoodi, et noh, et vee sees on need niisugused, ma ei tea, molluskid, mis need on, mis helendavad, et noh, et siis istute seal õhtul baaris ja vaatate, kuidas need vee sees helenduvad. Ja siis, kui ma sõitsin Kaug-Idas, siis oli seal laeva peal, oli niimoodi, et Kaug-Ida laeva peal. Vaatasime ka õhtul vette, aga muidugi me istunud baaris, see oli Vene laev, ta oli küllalt trööpatud juba. Aga seal oli, need olid nagu väiksed lambipirnid olid seal vees ja need kõik ujusid niimoodi laeva ümber, olid need vees helenduvad lambipirnid. See oli täitsa põnev ja siis mul tuli selle õpetaja jutt meelde, kes meil rääkis, et lähete lõunasse, lähete Itaaliasse. Aga no meil ei olnud üldse mõeldav, et me kuskil Itaaliasse Vene ajal saame, aga Kaug-Ida sai. Ja see oli ka väga huvitav. See oli väga huvitav reis ka. No siis kaugem oli Jaapani. See oli kõige kaugem. Jaapan on ka, no muidugi ta on põnev maa. See on ikka hästi huvitav maa. No ei, need reisid olid, ma ei tea, ma seal 10 päeva või 2 nädalat, mitte rohkem.
sellepärast, et need kõik olid küllaltki, need olid riigi poolt ikka välja ostetud, need olid kallid ka, aga ma käisin Süürias, üks reis oli Süürias ja siis ühe selle, no ta ei olnud, see oli üks venelane, kellega me sõitsime koos lennukist tagasi. Ja ta ütles, et kas te teate, noh, niisama saime jutu peale ja hakkasime rääkima ja ta ütles, et aga kas te teate ka, et see reis, kus te praegu, noh, mis te käisite, see on niivõrd kallis, et teie riik on selle teile puhtalt välja makstud. Kuidas te siis seal Jaapanis hakkama saite niimoodi, et ei, noh, küllaltki hästi. Me jälle olime turiste koos, muide see oli üleliiduline ja Süüri oli ka üleliiduline. Aga siis saime väga hästi, sellepärast, et ikka viiakse sind, ega sa kuskil nii ei ole vabalt, ei oskagi minna vabalt kuskile. Ainult õhtul, noh, niimoodi käisime, et käisime me neid suuremaid ostukeskusi ja niimoodi käisime. Ja need olid küll, lõpp oli, ma tundsin õudselt piinlikkust, kui jäin küllalt hiljaks, juba see kaubamaja hakati kinni panema. Ja Jaapanis oli niisugune komme, et noh, tulid sealt trepist alla ja kahel poolel tütarlapsed, kes kummardasid ja tänasid. No see oli nagu läbi kadalippu tuleb. Inimene kahel pool mineti mõne väikeste vahedega olid kõik need viiannad seal kummardasid. No õudselt piinlik. Kus sa ammutad ideid oma loomingu jaoks? Seda ei tea iial ka öelda. Mis asi, mis kõnetab. Jah, mis meeldib ja mille peale sa nagu lähed ja võt seda ma tahan teha, võt nii ma teen. Et seda ei tea. See kõik on juhus. Elus on kõik juhus. Palju sul mõte muutub tehes, et kui sa hakkad tegema, et kas sul mõte muutub siis? Ikka. Tihti muutub. Aga tihti on ka nii, et ma ei saa seda kätte, mida ma tahan. Minu arust on tarbekunst on ikka käsitöö. Ja kui ta tuleb sul vähe tihti välja, siis on väga hea. Aga kui on tellija, siis muidugi tuleb arvestada seda, et huvitav, see on meil küll perekonnas olnud. Ja praegu ma vaatan ka niimoodi, kui on tellija, siis peab vaatama seda, kui suur ta on, missugust tehet ta tahab. Et noh, et kas, mismoodi see tal sobib. Sellepärast, ja see on nagu kodus meil kasvatatud, ema juba ütles, et noh, see ei sobi sulle, niisugust asja ei saa kanda. Ja kandsin ikka sellepärast, et nägin ime välja. Ma mäletan, kui ma tahtsin õudseid, olid ühed saapad või kingad, niisugused noh, koled, minu arust praegu ma ütleks koledad kingad, tänavakingad, väga koledad, olid õudselt moes, ma väga tahtsin. Mamma ütles, et kuule, kas sa mõtled ka natukene, mismoodi see sinu jalas välja näeb. Ja ma ei suutnud mõelda, ma mõtlesin ilus ikka, ilus king. Aga noh, kingaks, aga kinga number oli juba, siis oli 36, aga jalg on peenikene nagu mingisugune joon sinna sisse. No muidugi see oli kole. Ja mamma algus oli nii vastu ja siis ütles, et no, kui sa tahad, eks sa siis kanna, aga tea, et see on väga kole. No jah, oligi kole. Ja niimoodi nagu harjutas juba väikesest peale või niimoodi, et noh, näiteks materjalid. See materjal ei sobi. Need materjalid ei sobi riided eriti. Need materjalid ei sobi ju kokku. Neid ei saa niimoodi teha. Et need olid juba, see nagu kasvatati kuidagi sisse. Ja sellepärast hakkasin vaatama ka, et noh, et peab vaatama seda, kas see inimesele sobib. Igale inimesele kõik ei sobi. Aga no, ja tavaliselt on ikkagi nii, et kui inimene tahab, siis harilikult sobib. Harilikult sobib ja siis saab niimoodi teha sobivat. Kas andekaks sünnitakse või andekaks kasvatakse või mis on andekus? Ei, kes seda teab?
see on, minu arust muusikas võib seda öelda, et see on andekas. Eks ole, igaüks ei laula, igaüks ei suuda mängida. Aga nüüd töö tegemisega on nii, et sa õpid ise juba väga palju juurde. Sa õpid juba töö tegemisega. Mis on nagu selle kunsti roll meil maailmas? No ju teda on natuke vaja ikka. Ju teda on ikka vaja. Tagan seda tead. Aga seda kunsti, neid vanu figuure ja skulptuure ikka oleme imetlenud alati. Ilusat maali. Näiteks mulle ei meeldi see maalistiil, mida tehakse, mida maalitakse praegu. Väga palju maalitakse ja niimoodi, et on need nagu varred või tead, seda tehakse väga palju ja üldiselt mulle ei meeldi. Aga mulle meeldib, kui seda teeb Laurentius näiteks. Sellepärast, et tead, tema teeb seal nii, et seal õhk. Nende selle kuivanud põõsa taga seal on õhk. Ja mulle meeldib see, et ta oskab sisse tuua õhku. Et tal on niisugune kummaline ruum, et see mulle meeldib. Kas sa oled olnud suur kunstinautleja, et siin enne koroonat käinud palju näitustel siis ja kunstisaalides? Tead, ma olen käinud küll paljudel või niimoodi ma olen näinud, nagu kui on võimalus, siis muidugi ikka lahanud, aga nii lähevad vist kõik, ega see. Mis on üks hea ehe? Hea ehe on siis, kui kandjale sobib. Kui kandjale sobib? Jah, sellepärast, et kui kandjale istub hästi, siis ta on korralik ehe. Ehk siis sa ei saa ehet inimesest eraldi vaadata? Jah. Ei saa? Ei. Ehe on ju tehtud ikka inimesele. Aga sa siis, kui sa teed niimoodi kavandeid oled teinud, kas sa siis teed endale või sa alati mõtles kellelegi teisele? No tihti ma mõtlen sellele, et kas see on kantav, kas ma kannaks seda. Kas ma kannaks, et seda ma kannaks küll. Ja tihti ma mõtlen jah niimoodi küll, et see peab olema ikka kantav, muidu mingi ime ei ole mõtet, mingit imet pole mõtet teha. Aga oled sa ise suur ehtekandja? Ei. Ei ole? Ei. Tead, ei ole kohta, kus kanda. Tihti oli ka nii, et oli mõni kleit oli, millele ma mõtlesin, nüüd ma teen selle ehte. Ja seda rohelist, seda ma kandsingi. Seda ma olen paar korda kandnud, seda tähendab seda vihva. Seda ma olen kandnud. Siis ma olen kandnud ühte vööd. Aga tegelikult mitte palju. Sellepärast, et ei olegi kuskil käia. Kui ma lähen näiteks teatrisse, siis ma käin ikka tagasihoidlikult riides, ega ma ei pane sinna ehted eriti. Või vähe, väga vähe. Et kas sul on tunne, et on mingid ideid, mida ei saa teostada või mingisugused materjalid, millest on võimatu läbi närida? Ei, neid on mul olnud. Neid on mul olnud, sest ma oleks tahtnud teha valu. Aga sel ajal ei olnud see, lihtsalt ei olnud võimalik. Ei olnud materjali, praegu tehakse küllalt palju, meil ju all teevad seal valu ja. Aga seda ma oleks tahtnud teha küll. Rohkem siis, jah? Jah, et see oleks olnud väga huvitav. Aga seda jah, sel ajal ei olnud võimalik ja mis siis ikka sai muud tehtud. Kas vaha ei olnud saadaval või mille pärast? Ei, lihtsalt meil keegi ei teinud ja me ei osanud keegi teha. Mis on sinu jaoks püha? Elu. Kas sa naudid siis nagu päeva või mis sa? Minu arust elu peab hoidma, see on püha. Näiteks taimi ja loomi ja linde ja kõike peab hoidma. See on see, mida peab hoidma. Kui palju ehe kannab sinu kui kunstniku emotsioone edasi, et kas sa oled halva tujuga näiteks saanud üldse ehteid luua? Seda ei ole, vahel on niimoodi, mõni asi on isegi nii, et halvast tujus on õige kätte võttagi, siis pärast läheb, nagu mõtted lähevad mujale.
sellepärast sa pead ju töö ära tegema, tööd on tarvis teha. Sul on tarvis teha lihtsalt ja siis lähevad mõtted mujale, seepärast kõik mõtted on oma töö juures. Et see on vahel isegi väga hea. Nii et sinul tegelikult seda muret ei ole veel elus olnud, et ehtekunst oleks väga üksildane amet. Et sinul on alati olnud suur seltskond ümber või? Minu arust ei ole ja ma mõtlen isegi see, et ma olen kogu aeg niimoodi, me töötasime koos, meil oli tõesti seal seltskond ümber. Aga ma mõtlen seda, et ka üksi tehes, et ega sa ikka väga üksi ei ole, kui sa mõtled midagi ja teed. Et ka sellisel juhul. Kui enam ei viitsi üldse midagi teha, siis on kehvakas. Sa oled ju nüüd 70 aastat olnud staažikas ehtekunstnik. Et kuidas su käekiri on muutunud? Kas on üldse muutunud? On ikka. Sellepärast, et ikkagi inimene areneb ja ega sina ei anna mitte midagi teha. Ikkagi on. Ja juba selles mõttes, et tehniliselt lähed juba tugevamaks võib-olla natuke ja selles mõttes juba muutub ja areneb. Tulevad niisugused mõtted, mida varem ma mõtlen, et mida ma varem ei oleks suutnud teostada, aga praegu ma juba nagu suudan mõnda asja teha. Just mõtlen oma see viimane, mis ma tegin mäekristalli ja siis selle eebeniga. Et seal oli juba nii, et ma seda juba suutsin teha nii, et ma ei pannud talle fassungit ümber 2 poole sellele puule. Ma juba suutsin teha ise, puurida need augud ja joota niimoodi selle, nüüd stift jälle, see saksa keele laen kole. Jälle selle stifti ja panin need kõik paiku, sain liimid hästi kinni ja ta jäi niimoodi tugev, minu arust ta jäi niimoodi tugev, et ta on päris normaalne. Et ta seisab, ta võib kaua aega niimoodi kanda. Et ainult see kivi on kastikuga tehtud, nii et ta on kindel sees. Nii et nagu endal niisugused mõtted arenevad selles mõttes, et sa ei pea igale poole neid ümbriseid niimoodi tegema, et saad natuke teistmoodi teha ja et enda arust jääb nagu asi parem. Aga sul on kujunenud lemmikmaterjale nüüd? Mis on sinu lemmikmaterjalid? Ma ei oska öelda, ikka hõbe, millega ma olen kogu aeg teinud. Kulda ma olen väga vähe peale jõudnud ainult niimoodi aeg-ajalt mõnele asjale. Aga sa oled päris palju kombineerinud, eks ole, kive kui ka luud ja liivakivi ja et kas... Jah, näiteks liivakivi muide oli väga hea materjal lõikamiseks. Aga luu on ka hea materjal. Aga muidugi need on need tükid, mis sa kätte saad ja niimoodi kombineerid. Aga muide liivakivi oli väga hea, seda ma oleks tahtnud veel, aga niisugust tükki kahjuks enam ei ole. Sellepärast, et ma tõin selle sealt Kesk-Aasiast ise kaasa, selle liivakivi tükki. Aga see lõppes otsa. Ja kui ma need koletsed tegin näitusele, siis oli see liivakivist just ja see on niisugune mõnus materjal. Kas sul on veel unistusi praegu? No on ikka. Kas see on saladus? Ma tahaks lõigata veel, ma tahaks luud lõigata veel. Aga ma kardan, et sest ei tule midagi välja. Ma lihtsalt ei jõua enam. Et sa ütlesid, et elu on püha, aga mis on nagu õnn ja mis on õnne saladus? Ja seda ei ole ma veel kätte saanud. See on tõesti niisugune asi, mida võid püüda vist ja mida jälgi ei saa. On hetki, mis on väga toredad ja üllatavad, aga see on ainult hetk. See on moment, mis võib sind meeldivalt üllatada, võib-olla see ongi õnn.